TV3 oli sel aastal taas võidukas tuues koju 3 auhinda. Parima saatejuhi tunnustus, mille noppis Karl-Erik Taukar saate Su nägu kõlab tuttavalt juhtimise eest. Parima tõsielu saate eest, milleks osutus Roaldiga trellide taga ja parima päevakaja saate Laser eest. Tuli väga suure üllatusena, sest et me tegime väiksed rehkendused, mõtlesime, et eelmine aasta saime, üle-eelmine aasta saime, et tegelikult ju Eesti Televisioonis üleüldiselt on ju saateid väga palju ja väga palju toredaid tegijaid ja me olime arvestanud, et võib-olla see aasta meid ei märgata. Aga meil on loomulikult väga hea meel, et meid märgati, sest me ise ka tunneme, et me oleme see aasta nagu eriliselt head tööd teinud. No vot, rääkides läbi aja, sest tegelikult on Laser ju väga palju muutunud ajas. Teemad on väga palju muutunud ja saate ülesehitus võib-olla on ka natukene ikkagi nagu muutunud. Kuhu te praegu siis luude, kuidas te ennast praegu lahterdate, et mida te teete siis praegu, mis on see põhiasi, mida te otsite? Me katsume ikkagi teha saateid asjadest, millest inimesed omavahel räägivad, et mis on meie igapäevase siis õhtusöögi kõrvale jutu teemaks, et arutame siis selle üle ja vaatame lihtsalt natukese sügavamalt sisse, et enamasti kõikidest nendest teemadest, mis uudistest läbi käivad, tegelikult seal on veel midagi. Tõsielusarja Roaldiga trellide taga võib hoomata tõsist pühendumust ja tööd, mis tegelikult ekraanilt välja ei paista. Ka Roald Johansson ise kinnitab, et saade nõudis aega ja süvenemist, samuti kokkuleppeid. See dokumentaalsari on ikkagi minu telekarjääri, mis on kestnud juba umbes veerand sajandit, kõige pikem projekt, ehk et ideest teostuseni minimaalselt 8 kuud. Et see tõepoolest ei olnud selline lugu, mida sa ütleme siis piltlikult öeldes täna helistad ja homme lähed võttele. Ehk et see klapitamine, piiride seadmine, eks ole, ja nii-öelda ideest teostuseni, see võtab aega, jah. Kui palju seda materjali siis lõpuks ikkagi kogunes, et sellest saaks, jäi sinna välja ka palju välja, ma küsin nii. Tegelikult me olime hästi, nagu selles mõttes, meil oli ikka kogu aeg mingi valvur oli kaasas, inimene oli kaasas, ehk siis tegelikult kõik läks sisse. Ja siis, kui see nagu Roald sai nõusoleku ennast sinna sisse, rääkis sinna vanglasse, siis ma mõtlesin, et issand jumal, kindlasti Allan Muuk on nii kade. Ma olen kade. Ma olen kade, ausõna olen kade. Et minust on huvitav, et me saime selle eest nagu auhinna, et siin on vangla koridor, siin on tunnel, siin on köök. Et selles mõttes seda polnud keegi ju enne niimoodi sellisel kujul näinud. Nõus. Filmidest tegi puhta töö mängufilm Frank, mis võitis 5 auhinda. Parima mängufilmi, parima filmi režissööri, parima filmi stsenaristi, parima filmi operaatori ja parima filmikunstniku auhinna. Tänane valik tegelikult näitab seda, et noored tulevad filmivaldkonda väga jõuliselt sisse. Noored ja nendel on oma lood, mida nad jutustavad, et mul on nagu hea meel tõdeda, et ta on päris tummine, et on üks väga kogenud tegija film mängufilmide nominendiks ja 2 noort. Et minu arust on see väga hea vaade just tulevikku, et mis tulema hakkab ja minu jaoks on see tummine ja samuti on väga tummine ka dokumentaalfilmi valik. Ja isegi ma olin väga üllatunud, et neid dokumentaalfilme, mis oli tugevad, oli väga palju, et oleks võinud isegi 5 nominenti täitsa vabalt välja panna. Ja samuti on väga tugevad lühifilmid ja lühifilm on just hüppelauaks mängufilmile. Ja kui vaadata neid lühifilme, siis meil on tulevik ikka Eesti filmil väga helge. Parimaks dokumentaalfilmiks pärjati režissöör Kullar Viimse Torn. Parima animafilmi tiitli võitis Natalia Mirzojani Lumi saadab meid ja parimaks lühifilmiks osutus Maria Reinupi Arütmia.